et kas, mida see võrdkülgne kolmnurk nagu tähendab? Täpselt nii, ehk siis kui on tegemist geomeetria ülesandega, tee parem tehke endale vihikusse see joonis, mida see kolmnurk või mida see ülesanne teile selgitab. Ilma jooniseta neid ülesandeid teha on üks peavalu. Kui ikka silm ees ei ole seda joonist, no ikka väga raske on neid ülesandeid teha. Ma siis üritasin teha sellist kolmnurka, mille kõik küljed on võrdsed. Aga noh, silmaga on raske teha. Kõik küljed on võrdsed. Kõik küljed on võrdsed. Kusjuures teile lihtsalt nagu kõrvalinfoks. Kui meil on tegemist võrdkülgse kolmnurgaga, siis tema nurgad on ka võrdsed. Anna, kas sa oskad pakkuda lihtsalt niimoodi puusalt, et mis võiks olla võrdkülgse kolmnurgaga selle nurga suurus, kui ta on võrdne? Jaa, täpselt nii. Kas sul on mingi loogika ka selle taga või tead lihtsalt? Kolmnurk on 180 kraadi. Täpselt, et kolmnurga sisenurkade summa on alati 180 kraadi. Ning kui me jagame selle siis nurkade arvuga võrdselt läbi, siis me jõuame 60-ni. Seega jah, kõikide nende nurkade suurus on 60, aga ärge enda joonise peale nurki praegu tehke. Nurkade see asi on siin. Noh, siin selles ülesandes saab nurki ka kasutada, aga ma hea meelega nurkadest siin lahenduskäigu puhul ei lähtuks. Ma lähtuks natukene äkki rohkem olulisemast asjast, mida kutsutakse Pythagorase teoreemiks. Aga selleni me alles jõuame. Mida see ülesanne meile... Äkki sa loed selle teksti üldse ette, et me teaks, mis ülesandega tegemist on üldse? Võrdkülgse kolmnurga pindala on 64 ruut juures 3 sentimeetrit ruudud. Ole hea ja leia kolmnurga ümbermõõt, sest äkki see on võimalik. Ole siis hea. Ühesõnaga, meil on antud andmetesse ainult üks asi. Me teame selle kolmnurga kohta, tegelikult me teame kahte asja. Me teame, et ta on võrdkülgne ja et tema pindala on 64 ruut juurde 3. Ma tean, et see näeb hästi kole välja, kui teil on pindala, see on siuke 64 korda ruut juurde 3 antud. Aga tihti lõppvastus on selle eest ilus. Et see, ma luban, et see ruutjuur midagi selles ülesandes kaob ära, aga alguses me peame temaga leppima. Ehk siis ta on hetkel sellisel koledal kujul meile antud. Kui kedagi huvitab, et kui suur on nii-öelda umbkaudselt see 64 korda ruutjuur 3, siis kalkulaator ütleb teile umbkaudu ära, et ta on siin umbes 110,85 ruutsentimeetrit. Et noh, ma ei tea, tore, et me oskame umbkaudselt ka teda nagu kalkulaatori abil välja leida, aga selles ülesandes kindlasti jätkame selle täpse pindala arvutamisega. Et kui me seda pindala kuskil kasutame, siis kasutame seda täpselt. Selle umbkaudse, olgu meil lihtsalt teadmiseks, et ta on ka olemas. Et siis umbkaudu on see pindala siuke. Nii, ja mida me siis kommentaarime? Kas oleks parema meelega seda pumba ülesannet tahtnud lahendada? Ma ka. Ja, see on nagu, ta ei ole kõige... Päris raske on näha siin seda lahenduskäiku, sest et nii vähe on antud, sul on nagu raske millestki kinni haarata. Aga mul on sulle üks nipp. Mõtle selle peale, kuidas see pindala on arvutatud. Täpselt nii. Ning mu see suur trikk teile ongi see, et kui ülesanne annab teile sellise suure asja, nagu mingisuguse pindala või mingisuguse ruumala või
kui ta annab sellise nagu suure andmestiku sulle, siis ülitihti nendes ülesannetes tuleb kasuks see, kui sa mõtled, kuidas see on arvutatud. Ning ma nüüd hakkan värve kasutama. Ehk siis, mis sa ütlesidki, et kuidas see pindala arvutatud on? A korda H jagatud 2. Täpselt nii. Jagatud 2-ga A korda, kus ma? A korda H jagatud 2-ga. Täpselt nii. Okei. Tuleta mulle meelde. See on siis valem, on ju. Mida selles valemis tähistab A ja mida tähistab H? A on ühe külje pikkus ja H on kõrgus ühest tipust siis vastas külje keskele. Sul on õigus, selle ülesande mõttes sul on täiesti õigus. Ma teen selle kolmnurga oranžilt, sest ma võtsin küljeks selle oranži värvi. Ehk siis tõnk. Päris kena. Jah, ehk siis kõik need küljed, kuna tegemist on võrdkülgse kolmnurgaga, siis kõik tema küljed on sama pikad. Ning hetkel kõrguse ma teen näiteks siit otse ülevalt alla. Sa siis ütlesid, et see on tipust vastas külje keskpunktini. Selle ülesande mõttes sul on täpselt õigus. Aga kõrgust kirjeldab paremini see, et ta on risti selle küljega. Hetkel ta tõesti läheb siia külje keskele, sest tegemist on võrdkülgse kolmnurgaga. Aga parem on endale meelde jätta, et kõrgus on risti selle vastasküljega. Et kui tegemist on võrdkülgse kolmnurgaga ei ole, siis ta keskele siia ei tule. Läheb kuskile mujale. Võt, ja nagu ongi lahendatud. Mis see vastus siis on? Okei, jah. Mida see ülesanne üldse küsib meie käest, et kuhu me nagu jõudnud oleme? Kolmnurk on teinud. Jah, mida me selle jaoks vaja on? Jah, täpselt nii. Meil ongi vaja seda selles ülesandes. Me otsime siis selle küljepikkust, et kui me saame küljepikkuse kätte, siis me oskame ju ümbermõõtu nagu arvutada. Kuidas me ümbermõõtu arvutame, kui tegemist on võrdkülgse kolmnurgaga? 3 A. Täpselt nii, 3 A. 3 A. Jumala õige. Ehk jah, kui me saame selle küljepikkuse teada, siis korrutame 3-ga ja maagiliselt on meil ümbermõõtu olemas. Vott. Ning praegu ainukene õlekõrs, mis meil on siis see võrrand siin. Kas me saame sellest võrrandist, kuidas seda nüüd küsida? Kas selle võrrandi puhul midagi häirib sind? Mis sind häirib? Jaa, kahjuks temast nagu lahti ei saa. Tema on, et jääda. Ta kaob meil midagi ära, aga temast nagu vägisi ilusti temast kurat lahti ei saa. Me võime siin astendada 2-ga asju, aga siis teised asjad jälle muutuksid ja see tekitaks rohkem äkki jama kui mugavust. Aga kuidas selle murruga on, kas see ka häirib veits, tahaks nagu ära kaotada äkki? Jaa, täpselt nii, et kui me selle kogu võrrandi siin 2-ga läbi korrutame, siis see murd kaob siin ära, mis on tore. Jääb alles ainult siis A korda H. A korda H. Ma pole väga ammu H-s käinud. Peaks minema selle rattaga sõitma sinna trossi peale. Jah, mis temaga siin juhtub, kui me teda 2-ga läbi korrutame?
128 ruutjuur 3. et me võime siis korrutada ainult seda 64 siin läbi. Et selle ruutjuur 3-ga teda nagu eraldi korrutama ei pea, sest et nad on nagu üks liige. Nende vahel on korrutamistehe. Kui liikmete vahel on korrutamistehe, siis ei pea eraldi mõlemat liiget läbi korrutama. Ühest piisab. Vot, nüüd on juba nagu, palju nagu ilusamani. Palju vähem asju, ruutjuur 3 on ikka alles, ega see tore ei ole. Aga kas midagi häirib veel? Kas on midagi, mis nagu lihtsalt ei paita silma? Midagi, mis võiks olla olemata? Kas me saame hetkeseisuga sellest võrrandist arvutada välja selle A pikkuse, mida me otsime? Selle H? Me võime sellise teisenduse teha küll. Kuidas see välja näeb? On sul pakkumisi? 128 ruutjuur 3 miinus A võrdub A. Ahaa, jah. A võrdub 128 ruutjuur 3 jagatud A-ga. Jaa, täpselt nii, et tegemist on korrutamistehtega, mis siin on. See, kui me viime selle H teisele poole võrdusmärki, siis me saame, et A võrdub, siis ma kirjutan äkki suva. 128 ruutjuur 3 jagatud H-ga, täpselt nii. Sul on õige mõte. Kellel tekkis küsimus, et kuidas see siuke asi tekkis, matemaatiliselt meikib see väga palju sensi, sest et näiteks 6 on võrdne 2 korda 3. Kui me tahame selle 3 viia teisele poole võrdusmärki, siis 6 jagatud 3-ga on võrdne 2. Ehk siis kui me tahame korrutustehtest viia midagi teisele poole võrdusmärki, siis me jagame teist poolt selle arvuga. Me saame siis 2 võrdub 2. Matemaatiliselt meikib väga palju sensi, aga ma mõistan, et kui te näete selliseid asju esimest korda, on päris raske tekitada enda peas seda seost nagu. Seoste tekitamine ju nõuab energiat ja aega, et ega matemaatika ei ole jah, kergenärvilistele või matemaatika on nendele inimestele, kes on nõus nagu ikka tööd tegema. Aga jah, nagu tähendab, sul on jumala õigus, nagu niimoodi me saame A-d välja arvutada, aga miks me siis ikkagi ei saa? Täpselt, me ei tea H-d. Me ei tea H-d. Me ei tea H-d. Me ei tea H-d. Aga kuidas me nende teeme siis? Jah, me ei tea H-d. Me ei tea H-d. Aga äkki me saame kuidagi, nüüd läheb asi keeruliseks. nüüd on see koht, nüüd tuleb mängu see koht, kus on selle ülesande iva. Nimelt, mu küsimus sulle on. Kuidas sul läheb? No, võiks paremini. Olgu, äkki järgmise küsimusega juba läheb paremini. Kas me saame kõrguse kuidagi külje kaudu avaldada? Ehk siis, kas me saame H kuidagi avaldada A kaudu? Ehk siis, kas me saame kuidagi selle H asemele kirjutada mingisuguse liikme, kus on mingisugused A-d ja ma ei tea, mingi korrutatud mingisuguste arvudega. Et kas me saame selle H asemele midagi nagu asendada? Näiteks oletame, et lihtsalt tõesti suvaline. Oletame, et kõrgus on võrdne 2 A-ga. Sellisel juhul ma tohin selle 2 A-d kirjutada siia H asemele.
a korda 2. ma tohin sellise nagu asenduse sisse viia. ehk siis ma võin öelda, et kirjutada lihtsalt selle h asemele a korda 2. ning miks see hea on, siis on meil siin võrrandis ainult a-d, siis see teine täht kaob ära. See tähendab seda, et meil on ainult üks täht selles võrrandis, mis tähendab seda, et me saame selle võrrandi ära lahendada, kui meil on ainult üks täht. aga hetkel me ei saa seda võrrandit ära lahendada. sellepärast, et meil on 2 tähte. seega me peame kuidagi avaldama h a kaudu. kuidas need kõlavad nii sarnaselt? me peame kuidagi avaldama kõrguse külje kaudu. et siis läks keeruliseks, jah? jah, et see ei ole kerge asi ning siin tuleb meile appi see joonis tegelikult. et nüüd on siis see koht, kus joonise vaatamine tuleb palju kasuks. et kui sa oled teinud endale ilusa joonise, siis ta teenib sind hästi. kui sa ei ole teinud endale ilusat joonist, siis ei tule sul ka ilus lahendus. et ma soovitan teha ilusaid jooniseid, et kõik elus oleks tore ja mugav ja ilus. aga kas me saame siis kuidagi mingisuguse triki selles kolmnurgas teha, missugused su emotsioonid sees on? seda on raske näha, kui sa ei ole seda sorti ülesandeid nagu lahendanud, aga kas sul on mingeid emotsioone, mida sa tahad välja öelda? või pakkumisi? ega ei ole eriti kerge, jah. kui ma ütlen Pythagorase teoreem, kas midagi torkab pähe? mida? kas ma kuulsin tangens? ei, tangens ei ole Pythagorase teoreemiga seotud. tangens on seotud trigonomeetriaga, aga siin saab kasutada ka trigonomeetriat, aga ärme trigonomeetriaga tee. tangensist siin eriti palju saaks, noh, võib-olla saaks ka, no tangensiga saaks ka ilmselt siin tehtud, aga teeme siin ikkagi, teeme Pythagorase teoreemiga. Teil on Pythagorase teoreemi vaja kõvasti rohkem tõenäoliselt kui trigonomeetriat. aga kas keegi mäletab, tähendab, vabandust, Anna, kas sa mäletad, mida Pythagorase teoreem endast kujutas? Pythagorase teoreem kehtib täisnurksas kolmnurgas. hetkel täisnurkne kolmnurk on siis pool sellest kolmnurgast. täisnurksas kolmnurgas on kaatet ja hüpotenuus. ehk hetkel siis pool sellest alusest. ehk siis 0,5 a-d on selle kaateti nagu pikkus. ehk siis pool küljest A. kui ma 0,5-ga korrutan, siis ma saan poole sellest kogu külje pikkusest. kuidas sul läheb? Pythagorase teoreem kehtib sellest täisnurksest kolmnurgas. aga guugelda, et mida Pythagorase teoreem tähendab. sul ei ole telefoni või? seda kirjutatakse niimoodi. Pythagoras, ta on siis üks, mis ta oli, mingi Vana-Kreeka või noh, vana aja matemaatik. kusjuures räägitakse mingit sellist juttu, et Pythagoras ei olnud see mees, kes Pythagorase teoreemi avastas. tema pani selle matemaatiliselt lihtsalt kirja.
et tegelikult Pythagorase teoreemi avastasid mingid ehitajad. Ehitajad märkasid, et täisnurksust kolmnurgas kehtib mingi sihuke reegel. Okei. Järgime seda reeglit, aga Pythagoras pani selle lihtsalt kirja. Sest et ta oli kirjaoskaja. Kas midagi on leitud sul? Jah, see on see üldine valem küll Pythagorase teoreemi puhul. Kas me oskad sa ka pakkuda, aga mis asjad need A ja B ja C on, et kuidas need selle ülesandega seotud on? Küljed. Missugused küljed täpsemalt? Nagu A ja A ja siis teine A. Mida? 0,5 vaat H ja A. Jah, täpselt. Ehk siis see Pythagorase teoreem sul internetis on kirjas selliselt A ruudus pluss B ruudus võrdub C ruuduga. Nüüd ärge ajage segi, et siin on A ja siin on ka A. Need kaks A-d ei ole sama tähendusega. Need on lihtsalt Pythagorase teoreemi selgitatakse tähega A, aga need ei ole täpselt samad asjad. Ehk, aga küsimus on, sellele A-le siin vastab küll midagi meie kolmnurgas. Mis talle vastab? Mis on meie ülesandes see A siin? Kas meil on pakkumisi sinu poolt, Anna? Me saame seda öelda küll. Me saame seda öelda. 0,5 A-d ja sulgudes ja ruudus. Mis on see B? Sul on õigus. B on meie ülesandes H ruudus. Ja mis on see C? A. Mida? A. Jah, see on siis see küljepikkus lihtsalt. Tavaline A. A ruudus. Täpselt nii. Hetkel siis jah. Nimelt ning miks just nemad, kust sa selle info said? Et miks niimoodi just? Kas sa oskad sõnadega kuidagi kirjeldada, et kuidas sa viisid enda pildi kokku selle ülesande joonisega? A ja B on see, kellel on see nurk täisnurk. Jah, täpselt nii. Neid kutsutakse kaatetiteks. Ehk siis täisnurksest kolmnurgas on kaks kaatetit alati. Need on need A ja B. Ehk siis hetkel 0,5 A-d ja H. Need on need kaks kaatetit, mida me siis paneme ruutu ja liidame kokku. Ning mis on see viimane? See H siis. Kuidas seda kutsutakse? Jah, hüpotenuus on siis see kõige pikem külg. Ehk siis ta on see külg, mis on täisnurga vastas, nagu ta läheb nagu üle kolmnurga. Jah, et hüpotenuus ei puuduta otseselt seda täisnurka. Ta on nagu eemal sellest täisnurgast. Ehk jaa, ning nüüd see põhjus, miks see on selles ülesandes kasulik, on see, et meil on siin A-d, meil on A-d on ju, mõlemad toas, ja siin on H on ka. Sellest võrrandist me saame H avaldada. Ehk siis me saame teha sellise asja, et H võrdub ja siis siin on kõik mingid liikmed. Et me nagu avaldame H. Seda kutsutakse avaldamiseks, kui me jätame midagi ühele poole võrdusmärki ja viime kõik teised liikmed teisele poole. Oskad sa pakkuda, et kuidas sellest võrrandist, kuidas me kõik teised liikmed teisele poole viime? A ruudus miinus 0,5 A ruudus. Jah, täpselt. Hetkel siis A ruudus võrdub, ehk siis sa viisid lihtsalt selle liikme paremale poole.
jah, täpselt. ehk siis ruudus. Kas jah, ma tahaks selle nagu sulu ära arvutada, oskad sa öelda, mis, kui me võtame 0,5 ja a mõlemad ruutu, mis selle tulemus on? 0,25. jaa, 0,25 a ruudus. jah, täppi pealt ja siin ta on siis negatiivne. täpselt nii, sul on õigus. siin saab teha midagi. täpselt, need on sarnased ja need saab kokku lahutada. mitu a ruutu sinna siis jääb? mitte päris. 1,75. mitte päris. Ai, on 0,75 a ruudus. ma olen sinuga nõus. sa ütled täna ainult õigeid vastuseid. tore. et jaa, see on kena. me oleme juba me põhimõtteliselt peaaegu võime kirjutada selle h asemele siin 0,75 a ruudust. aga üks asi häirib meid, mis meid häirib? täpselt nii, kas me saame kuidagi sellest ruudust lahti? See on õige mõte. panna mõlemad ruutjuure alla. jah, kuna tegemist on kolmnurgaga, siis ma unustan selle negatiivse lahendi ära. et siin peaks muidu tulema, kui me tahame olla matemaatiliselt korrektsed, siis me ütleme, et siin on positiivne ja negatiivne lahend, aga väga see negatiivne praegu ei koti, sest et see külje pikkus ei saa olla negatiivne või siis kõrgus ei saa olla negatiivne. ehk kui me võtame ruutjuure, siis see ruudus kaob ära. Need nullivad teineteist ära. ülihea trikk. ja siis me paneme juure alla, no ma näitan praegu ära. juure alla läheb siis tahan teha ta oranžit. juure alla läheb ka see 0,75 ruudus. nii kena. kena. ja kas me saame teda kuidagi ilusamaks muuta? sealt tuleb lihtsalt 0,75. ma ei tea, mis jah tuleb ruutjuur 0,75, mis selle nagu väärtus on? ta ei tule midagi ilusat. kalkulaator ütleb meile üsnagi koleda vastuse. äkki ma jätan ta praegu. minu enda arvuti aku sai tühjaks. nüüd kui te tahate ülesannet näha, peate enda telefonist vaatama. ma saatsin grupi chati pildid. vot. aga kui ta on ruutjuure, siis kas see ruut ei kao lihtsalt ära? sa räägid sellest ruudust siin. sul on õigus. selles mõttes ta kaob ära, et ma võin võtta selle a siit juure ette. ja siin tal enam ruutu ei ole. aga juure alla see 0,75. ma kirjutan ta siniselt. 0,75. see 0,75. ta jääb jätkuvalt nagu juure alla. mida kalkulaator teile ütleb, kui te toksite sinna ruutjuur 0,75? 0,86. mingi kole arv on ju? jah, ta ei tule ilus. kas mõnele ütleb kalkulaator midagi ilusamat ka, midagi teistsugust? mingi murru äkki? jaa, nad ei tohi rääkida. kurat, ma unustasin ära. õige, jaa, ärge öelge mulle.
kui kellelgi näitab kalkulaator ruutjuur 3 kahendikku, siis see on see täpne väärtus. kui kellelgi näitab siin selle ruutjuur 0,5 asemel, siis sellist arvu nagu ruutjuur 3 kahendikku, siis see 3 neljandikku. ei. 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 ma ei tea, mul näitab kalkulaator ruutjuur 3 kahendikku 0,75. peaks olema ikka ruutjuur 3 kahendikku. ehk siis, aga noh, jah, ühesõnaga me oleme nüüd saavutanud selle H ette sellise kuju, kus tal ei ole astet. ta ongi siis lihtsalt H, täpselt samasugune nagu ta siin on, ta on lihtsalt H. siin on lihtsalt H ja siin on ka lihtsalt H, neil pole mingeid astendajaid, neil pole juuri ega mitte midagi. seega, mida me võime teha? täpselt nii. me võime selle liikme kirjutada sinna H asemele. ning ma panen ta kirja hetkel kooloniga, sest et muidu siis ei teki topeltmurdu. ehk siis jagatud H-ga. mis ta siin on siis jagatud? ma kirjutan selle A siia murjoone peale. siis on ta paremini selle muuruga seotud, näeb lihtsalt ilusam välja. nii, nüüd ma siia midagi kirjutasin natukene nagu oma käe järgi. kas sa said aru, mida ma tegin? jah, täpselt nii, et ma panin ta siia. kirjutasin H asemele siis selle liikme ning murru asemel kirjutasin kooloni, sest muidu tekiks topeltmurd sinna. ja nüüd tead, miks see on parem? Mis see kogu see suur point nagu oli? tõsi, see on väga suur boonus. aga ikkagi ainult selle nimel me seda ei teinud. kui ma oleks pidanud nii palju vaeva nägema selle nimel, et see ruutjuur 3 ära kaotada, siis noh, see oli väga hea practice run matemaatika mõttes. et kui teile tekivad pikad lahenduskäigud ja lõpuks saate vale vastuse, ärge mõelge, et te tegite kõik valesti. selle lahenduse käigus te võib-olla tegite väga palju õigeid samme ja harjutasite korralikult. see, et vastus lõpuks vale tuleb, ei ole maailma lõpp, aga lihviga siis ikkagi õigeks. aga igal juhul siin me saame selle lahutamistehte nagu saame ära teha, onju. kuidas see käib murdude vahel? jah, me saame nad ühe nimetaja peale panna. kuidas see siis, mida ma kirjutan ülesse? jagamistehe murdude vaheline. see on palju lihtsam kui liitmine või lahutamine. kui meil on üks jagamistehe mingite murdude vahel, siis ma korrutan nagu risti A korda Y ja B korda X. ehk siis ma pööran tema ümber. 128 ruutjuur 3 jagatud 1-ga. jah. ja siis 2 jagatud A ruutjuur 3-ga. jah, see 2 pööras ennast siit üles murjuna peale ja siia alla A ja ruutjuur 3. ning mis on see tore asi, mida me nüüd juhuslikult kogemata saame ära teha? jah, me saame, taandan praegu punasega. Need ruutjuur 3 kaovad ära, mis tekitab meile väga palju ilusama silmapildi.
pean ära minema kuhu? trenni . okei . olgu . ma siis , kurat , ma ei saa loosida . okei, Laura , sina oled see , kes saab rääkida . nii , kuhu Anna meid viis ? ära mind süüdista teda . ehk siis ma kirjutan ta siin välja need liikmed , mis alles jäid . 128 korda 2 jagatud siis A-ga . nii , kuhu edasi ? korrutame ära . jah , me saame siin ära korrutada selle asja . täpselt nii , see on siis , mis ta kokku tuleb ? 256 . mis treeni sa teed , Anna ? What ? missugust nagu täpsemalt ? okei , päris crazy , so . ehk siis me oleme nagu tegelikult nagu üliilusas kohas . ma tuletan meelde , kust me alustasime . me alustasime siit A võrdub . ma kirjutan uuesti välja . A võrdub 256 jagatud A-ga . see on see , kust me alustasime ja see , kus me lõpetasime . täiesti õige koht , kus olla , mulle tundub vähemalt . ma kontrollin . jess , alati on stress , et kui on siuke pikk arutamine , et äkki on kuskil mingi väike viga ja siis lõpuks jääb mulje nagu me tegime kõik valesti . aga ei , me oleme õnneks teinud arvutuste juures kõike õigesti . vot , aga kas sa oskad enda emotsioone öelda , et kas sulle see meeldib siin või ei meeldi ? ma ei tea veel . okei . sa ei tea , kas sulle see meeldib või ei meeldi . sa ei tea , kas sulle meeldib see või ei meeldi . aga oota , astume korraks sammu tagasi . mida me teeme üldse ? kolmnurga ümber mõõta . jaa , me otsime seda A-d onju . me tahame teada , et mis selle A väärtus on . ma ei tea , 256 jagatud A-ga on võrdne A . suht raske on peast pakkuda , et mis on see arv , mida me peame 256-ga jagama . saada . kas me oskame siin , nagu kuidas me teeme , kuidas me saame teada , mis asi on A , mis see A väärtus siis on nagu ? kas me saame viia tähed ühele poole , arvud teisele poole ? et siis nagu liita sarnased liikmed kokku või siis korrutada kokku . siis on äkki lihtsam aru saada , mis see A väärtus on . hetkel on meil siis nagu jagamistehtega tegemist , seega 6 jagatud 3-ga võrdub 2 . kuidas me selle 3 viime siia vasakule poole võrdusmärki ? ehk siis korda A võrdub 256. täpselt nii . A korda A ehk siis arvutus . A ruudus , täpselt nii . A ruudus võrdub 256 . ning kuidas me sellest ruudust lahti saame ? täpselt nii . ma jälle unustan negatiivse lahendi ära , sest et küljepikkus ei saa olla negatiivne . ja mis ta siis tuleb ? A on 16 . 16 . mis on ühik ? sentimeetrid ruudus . ja oota . sentimeetrid . jah . ja ruutu pole vaja , tegemist on küljepikkusega . täpselt nii , ning nüüd tuleme siia . tuleme natuke tagasi . mis me siis , kui A on 16 , siis kui palju on 3 korda 16 ehk siis 48 . 48 . mis tema ühik on ? sentimeetrid . jah . sentimeetrid . vot , säht teile vastust . oli ju lihtne ülesanne .
tahaksid raudselt ise ka selle peale tulnud, noh, oled vist Pythagoras ja just paned väikse avaldad ja ongi vastus käes juba, et pole hullu midagi. Jah, see on kindlasti põhikooli mõttes ei ole ta kõige kergem ülesanne. Eksisteerib palju põhikooli õpilasi, kes sellega hakkama ei saa, aga nagu selliste ülesannetega hakkama saamine nõuab lihtsalt tööd, ega siin muud midagi ei ole. Kui sa lahendad selliseid ülesandeid läbi mingi, kui sa mõtestad neid mingi 3 tükki läbi, siis lõpuks sa juba 4. lahendad ise ära. Aga selle jaoks sul on vaja tuge ja nõu, üksinda on päris raske alustada. Ning selle jaoks ma siin nagu olengi. Et te võite mulle ju ka kirjutada siis, kui me tunnis parasjagu ei ole. Kui teil mingi ülesanne on, mida te tahate, millele te tahate lahendust. Et ma mäletan, et kui ma ise harjutasin põhikoolis ja gümnaasiumis ja siiamaani, ma teen selle ülesande selgeks siis, kui mul on mingi lahenduskäik nagu ees. Siis ma pärast vaatan, et kas see lahenduskäik nagu, mida ta üldse tegi seal lahenduskäigus, et kas see üldse meeldib, nagu mida ta tegi. Ta mõtles lihtsalt mingi luuletuse kokku seal taapli ees või on see kuidagi seotud ka asjadega. Aga jah, 3-nurk, võrdkülgne ka veel. Et siin oleks saanud ka ilmselt jah, tangensiga neid asju, aga ma tahtsin väga Pythagorasega teha, sest ma tean, et Pythagoras on siuke asi, mida ta pidevalt kasutama hakkab.